vähemalt, et mõtleme seda asja. Nii, kas kellegi tuli mingisuguseid mõtteid nüüd selle arutluskäiguga veel? Mina lihtsalt mõtlesin seda, et kas inimesed saavad aru, eks ju, et nad tegelikult on nagu soovi olnud küll võimalikult lihtsalt ära seletada, et mida see tähendab. Näiteks 2 näidet, et üks on näiteks see, et enda väljendamine aitab südamet tšakrat avada, eks ju, et see on nagu kordamisel pidevalt ja et sellest sõltub ka südame või kõritšakrat jah, et sellest otseselt sõltub ka südame tšakra avanemine jah. Et mulle tundub, et see võiks nagu arusaadav olla, et kutsudes teisi nagu kirjutama ja ennast siis avaldama, aga ei ole. Ja siis teine oli veel. Nojah, et ikkagi enda hinge arendamine toimub siin, et minu meelest see võiks ka olla nagu, mis inimesi inspireerib. Et enda eneseareng. Yeah. Et aga ei inspireeri ja seda, et kellegiga nüüd rääkida oleks olnud või mingid kogemusi, et seda mul ei ole praegu, et kellegiga nagu rääkida. Oma perega ma ei tee neid jutte, et kokku olen puutunud, aga perega kokku saan ja mõne inimesega olen ka kokku puutunud, kellele ma varem kunagi olen rääkinud, aga praegu jah ei. Et ei ole ju seda lubagi veel antud. Et vahepeal võtsime maha, ütleme just, nii. Et alguses see oli rohkem nagu selline julguse arendus, et me julgeme rääkida sellisest teistsugusest asjast, mis tekitab inimeses hirmu juba, et mis nad nüüd minust arvavad, et sest seda on peetud ju rumalaks jutuks alati. Nii. Ja teine asi on see, et kui sa praegu räägid, et kirjutamine, üks asi, eks ole, kui gruppides on, et kuna meil on see suhtlus on suuresti virtuaalsel platvormil, eks ju, et siis kirjutamine on üks asi, aga teine asi, et kui sa ütled näiteks, et südametšakra ja kõritšakra, vaat inimene, kes üldse mitte midagi ei tea, tal ei ütle see ka midagi. Et jah, et kõritšakra tähendab seda, et alati enda puhastumine algab tõe rääkimise julgusest, sellepärast oligi alguses vaja neid sõnumeid saata ja nööbistada kellelgi, eks ole. Nii. Ja teine, et südametšakra avanemine tähendabki, et sa oled siis nagu avatum ja armastavam ja hoolivam, mis on nagu selle uue ühiskonna alusbaas, eks ole. Ja et alustatakse alati endast, mida rohkem inimesi üksteist usaldab ja ka ennast usaldab, eks ju. See on väga tähtis. Et seda paremaks ju kõik läheb, et hirmuenergiat on liiga palju ja teadus on nii madalale langenud, et piirid nihkuvad järjest enam. Et selles mõttes iga inimese mõte loeb tõepoolest, et sellesse tuleb ise uskuda, et see loeb. Ükskõik, kus me oleme ja mitte peljata seda, et räägid teistmoodi. Et vahest on niimoodi, et inimene võib-olla hakkab vastu vaidlema küll, et nüüd ei ole enam midagi teha, see rong on juba läinud, näiteks see AI-gi praegu, eks ju. Suures plaanis võib-olla me ei saa hetkel midagi teha, aga see, kus ma olen ja kui mul on näiteks lapsed või kui ma ise olen, eks ole, et seal ma ikkagi räägin lahti selle. Kuule, aga niimoodi need asjad ju ei käi. Mõtle, mis siis nagu hakkab saama. Et niimoodi me saame ikka teha. Me ei saa kogu aeg mõelda sellest, et kuskil käib sõda ja kõik ühiskond läheb suure hooga praegu sinna selle suure kuristiku poole, teadmata, mis seal ees ootab, eks ju. Et niimoodi mõelda ei saa, aga jällegi see on inimese vaba valik, eks ole, ega me ju kellegi midagi ei suru peale, aga arvamust saab ikka avaldada. Aga arvamusel peab olema ka sisu, eks ju. Et me ei hakka ju vaidlema ega kaklema kellegagi, vaid ütlen, minu arvates see on nii sellepärast, et ja näide siis ka. Nii, see oli ja siis, mis on seal teine? Teine oli see hinge arendamine. Aha, jah, hinge arendamine. Nii, aga millest me alustame? Inimene ei tea, mis on hing. Ma kuidagi eeldan, et need, kes nendele lehtedele juba sattuvad. Ja, aga ära eelda. See kõlab võib-olla halvasti, me lihtsalt, me omavahel räägime otse, eks ole. Et seda me ei saa eeldada. Ja selles ongi raskus, et inimesed mõtlevad, et hing on metafoor.